minu arvamus sinu reaalsuse kohta. See on minu halutsinatsioonid. See on minu fantaasia sinu kohta. Rohkem mitte midagi. Ja sellest me räägime täna NLP massaažis ja kaart ei ole territoorium. Mida see tähendab? Et see on see, mis mina arvan sinu kohta. See ei tähenda, et see vastab sinu reaalsusele. Ja kui me võtame seda tähendust, mis tähendab kaart ei ole territoorium. Kaart, mis räägib sellest geograafia. Kaart, see on pilt paberi peal või ekraani peal, mis on näidatud läbi sümbolid. Mis on territoorium? See on reaalne koht, kus on kõik olemas, aga sümbolselt näidatud kaarti peal. See niimoodi räägib meile geograafia koolis, aga kuidas me seda saame kasutada massaažil või psühholoogias või meie suhetes inimeste vahel? Väga lihtne, et kui mul on kaart, Tallinna kaart, paberi peal või telefonis, see kaart mulle võib näidata, kus asub, kuidas jõuda punktist A punkti B, aga see ei näita mulle inimeste tuju, inimeste või linna vaim. See ei anna mulle mingid emotsioonid, tunned selle linna kohta. Ma võin panna kõrvuti Tallinna kaart ja ma ei tea, Kiievi kaart, aga ma ei saa võrrelda, jah, tänavad on, mingid majad on, aga see ei ütle mulle mitte midagi, kas või terve maailma panen ees. See ei räägi mulle mitte midagi, vaid ainult näitab need sümbolid. Ja kuidas see seotud massaažiga ja psühholoogiaga? Näiteks see kaart, minu oma kaart, minu reaalsuse kaart. Ma ehitan terve elu jooksul läbi minu kogemuse, läbi seda, kuidas mõjutab minu peale minu lähedased kolleegid koolis, ülikoolis, partnerid või kolleegid. See on see, kuidas ehitatakse minu kaart mõju all. Kas teiste mõju all või minu isikliku läbi kogemuse. Aga see ei tähenda, et see on see sama reaalsus, sest sama linn me võime tunda erinevalt. Sportlane saab tunda linn läbi head mänguväljakud, läbi spordiväljakud, läbi head treenerid, läbi head klubid. Ta teab seda linna väga hästi. Aga ta ei tea, millised ööklubid on kõige parimad näiteks. Kus on kõige maitsvamad kokteilid ja kus on kõige parem pidu saab panna. Ja see ei tähenda mitte midagi, ta ei tunne linna. Ta tunneb, aga oma pilguga. Kui inimene hoolitseb tervisest, siis ta teab, kus on kõige parimad teenused saab saada, kus saab saada kõige parimad võimalused enda eest hoolitseda, nautida, veeta hästi aega, kas üksi või oma lähedastega. Ja ta tunneb seda linna hästi. See inimene, kellel on väärtused tänasel päeval, pidu, festivalid, mingid üritused, ta tunneb seda linna väga hästi. Ta teab kõik kohad, peidukohad, kus mingi pidu käib, kuidas saab saada kõige esimesena info ja ta teab ja ta alati osaleb, millest teine inimene ei saa teada. Ja nad elavad samas linnas, võib-olla samal majal. Ja see räägib sellest, et igaühel on oma maailmakaart, oma nägemuse kaart, oma kogemuse kaart. Ja kaart, see ei tähenda territoorium. Ehk see on minu isiklik selline nägemus, mis see on. Aga see ei tähenda, et see on sinu reaalsus. Täpselt sama nagu ma ütlesin, et minu mõtted sinu reaalsuse kohta, see on minu fantaasia sinu kohta, mitte midagi rohkem. Ja näiteks oli mingi vana anekdoot, et kaks joodikut räägivad ja üks teisele räägivad, kuule, see Anna Veski nii õudne laulja, et ta üldse ei oska laulda. Siis teine vend küsib, et
kuidas sa tead seda, et kas sa käisid tal kontserdil? Ei, see minu naaber laulis tema laulud, et õudne hääl. Täpselt sama, et meie vaatame maailma läbi kaardi, läbi oma kogemuse, läbi oma filtride kaudu. Ja mul on alati märkmed kaasas, et kõik tähtsamad info jagada, et ma valmistusin meie kohtumiseks. Kõige tähtsam idee, mis ma tahtsin täna rääkida sellel teemal, on see, et see, kuidas meie tunneme läbi meie tunned, läbi meie kogemus, läbi meie uskumused, kuidas me tunneme maailma või olukordi või teisi inimesi. See on kõik tuleb läbi meie isikliku kogemuse. Ehk see on meie kaart, minu kaart. Aga see ei tähenda, et see vastab reaalsusele. Ma võin öelda, et kõik poliitikud on valetajad, kõik blondiinid on lollid ja kõik, kes sõidab BMW, nad on ka, ei ole adekvaatsed. Aga see on lihtsalt minu isiklik arvamus. See ei tähenda. Ma isiklikult tunnen need blondiinid, kes on väga andekad, väga targad, väga ilusad ja samal ajal targad. Jah, sellised on olemas. Täpselt sama ma võin öelda, et BMW autojuhid ei ole kõik sellised, et sõidavad ruttu ja ei arvesta teistega. Ei, ma tunnen hoopis teised inimesed, kes austavad teisi sõiduteel ja sõidavad hästi. Täpselt sama poliitikute kohta. Ma ei saa öelda, et kõik valetavad ja varastavad ja mis iganes. Mina isiklikult tunnen teisi ja ma töötasin nendega. Jah, ma töötasin ka teistega, aga ma tunnen neid, kes ei ole valetajad, kes ei ole petturid, kes ei varasta. Nad on ausad inimesed. Ja see tähendab seda, et kaart ei ole territoorium, et see, et mingisugune arvamus on olemas, see ei tähenda, et kõigi on samasugused. Ja minu tänane idee või eesmärk tänase saate on see, et rääkida või mitte rääkida, koos uurida seda, et meie uskumused, nad pidurdavad meid, nad ei lase meid kuidagi nagu laiemaks vaadata maailmale ja kui me endale lubame natukene mastabeerida seda enda kaarti, siis me saame palju rohkem tunda, saada, anda, vastu võtta, jagada, sest meie kaart ei ole piiratud, aga meie kaart läheb suuremaks ja mastaapsemaks. Ja kuidas seda enda kaarti, reaalsuse kaarti saab suurendada, räägime sellest edasi. Ja vaatame, kuidas meie isiklik kaart vormistatakse või kuidas meie ehitame seda kaarti. Kõige esimene, see on meie isiklik kogemus. Isiklik kogemus tuleb lapsepõlvest, kasvatusest, mis vanemad ütlesid, tuleb meie lähedaste kaudu, et nii ei tohi teha, nii sa pead tegema, et kõik need reeglid, mis tulevad nagu maailmast minu ellu, see vormistab mind käituda nii, arvata nii, uskuda nii, nagu teised ütlevad. Või see, mis ma sain ise kogeda ja ma tegin enda jaoks mingisugused kokkuvõtted, et nii on hea või ei ole hea. Näiteks massaaži kohta mul on üks klient, mingi 15-20 aastat tagasi ta on käinud kuskil soojal maal, sai massaaži kuumakividega massaaži. Ja siis tänu sellele, tänu sellele, et käelebarjäär oli, see meister ei saanud aru minu kliendist ja ta pani nii kuumad kivid, et see vaesekene juba loes sekundid, millal see massaaž lõpeb, sest tal oli õudselt valus. Ja sellest ajast ta väga meeldib massaaž, ta käib massaažidel, aga kuumakivid ta ei saa endale lubada, sest tema jaoks see oli piinamine. Ja selline nagu tugev uskumus, et kivimassaaž teeb valu, tema keha mälu seda teab
ja ta lihtsalt ei saa endale moraalselt lubada tulla kuumakividega massaažile, sest tal on valus füüsiliselt siiamaani, sest tema keha mäletab seda. Ehk kaart ei ole territoorium, et kui ta saab lubada endale uued kogemused, uued võimalused, siis võib-olla talle meeldiks ka seda massaaž uuesti, aga kaart ei ole territoorium. See ei tähenda, et kuumakividega massaaž teeb valu. See oli üks kogemus kunagi tema elus ja see oli sellepärast oli keelebarjäär ja nad ei saanud üksteist aru, aga see ei tähenda, et see massaaž on kahjulik. Täpselt sama kõik uskumused, mis meil on, need uskumused, nad pidurdavad meid ja kui me saame neid uurida ja teada nendest enda piirangutest, siis me saame oma elu võimu endale tagasi võtta ja juhtida elu nii, nagu meie tahame, mitte nii, nagu meie kogemus juhib meid. Ja teine, me räägime praegu sellest, et kuidas me vormistame oma kaardi. Esimene läbi meie isikliku kogemuse, teine on läbi filtrid. Infofiltrid, kuidas me kasutame neid, et me üldistame, üks variant, me kustutame, teine variant ja me muudame, on kolmas variant, kohe selgitan. Kuidas me üldistame, kõik info, mis tuleb, me võime üldistada. Kõik blondid on lollid. Miks? Et see üldistamine, ta pidurdab meid, et okei, kui ma näen nüüd blondi, siis ma arvan, et ta on loll. Ei ole nii, aga see pidurdab ja teeb minu maailmakaarti palju väiksemaks ja ma ise ennast lollitan selle uskumusega. Kuidas me info kustutame? See, mis ei too mulle kasu, naudingu, kahju või see, mis ta ei toida mind. Näiteks, kui ma usun, et kõik poliitikud valetavad. Ei ole vahet, mis mulle ütleb keegi inimene, et vot see poliitik, ta tegi seda hästi. Minu kõrvad isegi ei võta seda nagu arvesse, ei pane tähele, sest ma usun, et nad kõik valetajad. Ja see info läheb lihtsalt mööda, et ma isegi minu kaarti peale, pisikese kaarti peale, sest uskumused on palju tugevamad. See pisikene kaart ei luba mahtuda sinna, et on teisi varianti, kus on teised inimesed. Ja kuidas me muudame info? Näiteks see klient, kes kuumakividega massaaži sai halba kogemuse, et kui selle naisele keegi ütleb, et kuumakivi massaaž on hea, ta võib öelda jah, võib olla hea, aga see teeb nii palju valu, et mina ei saa seda massaaži endale lubada ja ma ei sobi sulle ka, et see teeb sulle valu, et on väga kuum ja väga valus ja ei sobi üldse. Et see lihtsalt mingi sadomaso mängudele, mitte normaalstele inimestele. Ja niimoodi me muudame info vastavalt meie kogemusele. Nii, see oli teine punkt, kuidas meie ehitame oma kaarti. Kolmas on meie mõtlemise harjumused või meie uskumused, meie veendumused. Jälle, et see kõik tuleb läbi meie seadistused. Kui ma ise ennast seadistasin, et kõik, kes sõidab BMW, nad ei austa teisi ja nad sõidavad nii, nagu nad tahavad. Siis mina usun ja ma ainult selliseid näidet näen. Aga kui ma luban ise endale vaadata, et äkki on teisi inimesi ja ma hakkan märkama, et teistmoodi ka võib olla, siis see tulebki ja hakkavad tulema teised võimalused, kui ma lihtsalt luban endale vaadata natukene laiemaks, et teha oma kaarti laiemaks, zoomida seda, mis kunagi ma ei tahtnud panna tähele või ei tahtnud näha. Ma lihtsalt zoomin suuremaks, et seda märkata ja näha. Ja siis viimane
faktor, mis mõjutab meie kaardi peale, see on emotsionaalne faktor, negatiivne või positiivne. Et näiteks kui ma läksin kontserdil ja olid sõbrad kaasas ja oli kõik hästi, siis ma võin öelda, et jah, et kõik kontserdid on head, ägedad ja lõbusad. Aga kui ma läksin kontserdil ja seal ma sattusin mingi olukorda, kus mul oli ohtlik või ebameeldiv või midagi, mis ei meeldinud. Näiteks ma kardan kontserdil käia, kus on palju rahvas või mingi üritused, sest mul kunagi lapsepõlves oli selline kogemus, kui oli mingi üritus, et palju rahvas oli linnas ja noored ja lollid joovad palju, ei tunne oma piiri ja oksendavad ja siis ma nägin, kui keegi oksendas teise peale. Ja siis ma kujutasin ette, kui oleks mina selle asemel, kes sai endale kogu menüü oma riiede peale. Ja sellest ajast ma kardan sellised suured üritused, kus on palju rahvas ja need, kes ei tunne oma piiri. Ma kardan sattuda sellise olukorda siiamaani. Mul kunagi seda ei ole juhtunud. Aga mina kuidagi vältin selliseid üritusi, parem lähen sinna, kus saab istuda, kus keegi ei sega ja ma saan tunda ennast turvaliselt. Niimoodi mõjutab meie peale meie uskumused ja see, mis juhib meid, millest me aru ei saa. Sellest me ka räägime edasi, see on ka üks NLP seadusest, et meid juhib see, mida meie ei mõista. Nii, ehk emotsionaalne mõju ka, et kokku on 4 faktorit. Esimene, see emotsionaalne faktor, teine on meie mõtlemise harjumused, meie uskumused, 3 on need filtrid, mille kaudu me võtame vastu info ja 4 on see, milline on meie isiklik kogemus. Lähme edasi. Millised on ошибки, kuidas eesti keeles ошибки? Vead. Meie vead, kuidas me võtame vastu reaalsuse. Inimene võib arvata, et massaaž on mõttetu asi. Lihtsalt mõttetu, et see on aega ja raha raiskamine, sest sellest ei tule mitte midagi. Mul on üks selline daam on käinud minu massaažil, sest tema tütar käib minu juurde regulaarselt ja tal on palju muutused elus läbi seda, et ta sai nagu oma sisemine enesetunne tasakaalustada, balansseerida ja ta tunneb ennast nii hästi ja tal on väga palju muutused, head muutused. Ja ta tahtis oma emale seda ka pakkuda, et ema saaks naudida. Ema tuli uksest sisse ja kõik massaažid on mõttetu, see on aja raiskamine ja oma tütrele ma alati räägin nii, et see, miks sa käid nii palju, parem sa läheksid kuskil inimeste hulga ja tantsid ja teed, et ta räägib läbi oma väärtused. Ma ei võta seda isiklikult, sest ta andis oma väljaütlemistega juurdepääsu tema väärtustele. Ja läbi seda me saame juba edasi arendada meie dialoog nii, et see oleks kasulik mõlemale. Ja kui võtta arvesse seda, et massaaž on mõttetu asi, siis ta kindlasti ei aita, sest inimene hakkab näha ainult neid halba asju, millesse ta usub. Aga kui ta lubab endale vaadata natukene laiemaks ja pöörata tähelepanu sellele, et peale seda mul läks hästi, see käsi, mis kogu aeg sureb ära, enam ei sure ära. Aga massaaž on ikka halb asi ja aja raiskamine ja aega ja raha raiskamine. Ja ta ei pane tähele see, mis tõi talle head, aga ta vaatab, et aega ja raha oli raisatud. Ja see kunagi ei aita, sest inimene ei ole suuteline panna tähele. Ja kuidas sellega saab mängida oma psüühikaga, et lihtsalt lubada endale vaadata, äkki on teised mingid
võimalused, äkki see võib teistmoodi kuidagi olla ja siis see juhtubki, aga tuleb kõigepealt uskuda ja iseendale lubada, et oleks võimalus vaadata, et elu võib olla teistsugune. Nii, kuidas saab oma kaarti suurendada, zoomida nii, et sa oleksid paindlikum, et sa võtad endale tagasi oma jõudu, oma võimu enda elu üle. Et sina juhid oma elu, mitte sinu uskumused või teiste inimeste arvamused. On väga lihtne menü, mida tuleb teha. 4 punkti. Punkt number 1. Uurida, millised on veel arvamused selle kohta. Näiteks võtame massaaži, et massaaž see on aja ja raha raiskamine. Et lihtsalt võtta teised arvamused ja uurida, millised on kogemused teistel inimesel, miks need loolid käivad massaažil nii regulaarselt. Et võib-olla neil on mingi saladus, miks nad käivad. Ja siis enda peale proovida need uued lähenemised või uued võimalused või uued massaažiliigid. Miks inimesed ikkagi käivad massaažil, äkki seal midagi on, mida ma ei märganud varem. See on punkt number 1, et vaadata teisi arvamusi ja proovida uued lähenemised. Punkt 2, et otsida oma uskumustele vastu uskumused või tõestused. Näiteks, kui ma usun, et massaaž see on aja raiskamine ja raha raiskamine, vaadata, mis ütlevad need, kes käivad massaažil. Sest palju odavam hoolitseda ja ennetada, kui tulevad mingid mured, probleemid tervisega, kui pärast ravida. See on aega ja raha tablettide peale, apteekide peale, arstide peale, taastumise peale ja see võtab vahest aastaid selleks, et taastada oma tervis. Kui panustada, ma ei tea, 5-10 minutit päevas, et teha mingi hommikuharjutused, kas või väikselt või mingi venitused või natukene. Ja siis see juba töötab palju paremini ja palju odavam, kui lihtsalt süüa tablettid ja olla sõltuvuses apteekides. Et vaata, meie arstid, mida nad teevad, nad väga kerge südamega kirjutavad välja need tabletid, mis on vaja elu lõpuni tarbida. Ja kui sa ütled, et ei sobi ja kuidagi tunned ennast halvasti, okei, võtame siis teisi, proovime teisi. Aga kas sa tegid analüüsid, kas sa tegid uuringud? Ma väga palju kuulan erinevaid lugusid klientidelt, mida nad on läbi elanud selliste katsetustega. See on väga kurb kuulata, et nii käituvad, kes nagu peavad tervise eest hoolitseda, meie arstid. Ja ei saa öelda, et arstid on kahjurid. Kahjur oled sina. Kui sa ei hoolitse oma tervise eest ja sa annad vastutuse üle arstidele, kas nad on lollid? Et võib-olla tuleb vaadata natukene peeglisse ja võtta enda peale vaimu, võimu oma tervise üle, oma elu üle ja teha harjutused, käia massaažil, käia jalutamas, vaadata, mida sa sööd ja siis ei pea öelda, et arstid on lollid ja kahjustavad tervis. Ja järgmine punkt, nii esimene on teised arvamused ja proovida uued lähenemised, teine on vaadata teised uskumused, et kuidas saab või veendumused, kuidas saab enda peale neid kasutada. Kolmas on kriitika. Mulle väga meeldib see punkt, sest need kriitikud võtta vastu see kriitika mitte nii, et meid keegi tahab rünnata, aga võtta see nagu täiesti uus
teine maailm. Näiteks, vabandust, näiteks inimene kritiseerib, et mul on liiga, ma ei tea, pikad kõrvarõngad. Mida see räägib? Ta räägib mitte minu kohta, ta räägib enda kohta, et tema väärtused, et kõrvarõngad peaksid lühemaks olla. Ehk ma ei võta seda isiklikult, et minuga on midagi halvasti, sest keegi võõras ütles, et see ei ole nii. Vastupidi, ma näen ja ma nüüd omandan tema väärtused ja juurdepääs tema väärtuste juurde. Et ma tean, et mis selle inimese arvamusel, mis pikkusega need kõrvarõngad peaksid olema. Ehk ma saan seda info kasutada selleks, et meie dialoogi arendada õiges suunas, kus meie mõlemad võidame. Ja teine variant näiteks kuulata tähelepanelikult, et mitte võtta isiklikult, et okei, võtame jälle need kõrvarõngad. Inimene ütleb liiga pikad. Võib-olla liiga pikad kõrvarõngad, aga võib-olla tal on õigus, et ma ei hakka temaga vaielda, tõestada või midagi vastu rääkida. Aga kui kõrvarõngad on pikad, et vaadata, et võib-olla ta on ilumaailmas kõige parem spetsialist, võib-olla ta on hea stilist või tal on väga hea maitse ja tema väljanägemine näitab kõige seda. Võib-olla ta on spetsialist, kes oskab kõrvarõngadest midagi rääkida. Ega tal on õigus lihtsalt kuulata ja enda jaoks võtta see, mis mulle sobib. Et ta ei ütle mulle, kuidas ma pean elada. Ta võib öelda, aga see on minu juba asi, kas ma võtan seda või ei võta. Ehk kui kriitik midagi ütleb, et ma ei võta seda isiklikult, ma ei võta seda, et keegi mind ründab, aga ma saan sellest kaks häid asju. Esimene on see, et ma saan juurde päästa tema väärtuste juurde, et ma tean, mis tema jaoks on õige. Ja teine, et ma võtan seda ja kasutan nagu enda huvides, et võib-olla tal on õigus ja ma teen lühemaks või veel pikemaks kõrvarõngad. Et see on see, mis me kriitikutega teeme ja kuidas oma kaardi zoomida, et see kaart oleks suurem ja täiuslikum. Ja viimane 4. punkt, et lubada endale lihtsalt arvata, et võib-olla teistmoodi ka. Et võib-olla ei ole kõik massaažid on aja ja raha raiskamine. Võib-olla mõned massaažid on tervendavad, võib-olla mõned massaažid on aitavad lõdvestuda või vastupidi hoida ennast nagu energia täis, täita oma patereid, tühjad patereid, et lihtsalt lubada sellise arvamusele elada minu peas. See ei tähenda, et ma pean seda aktsepteerida, võtta omaks või selle vastu midagi öelda, lihtsalt aktsepteerida, et jah, teine arvamus võib ka olla. Ja kui ma luban endale kõik need 4 punktid, sellega ma juba zoomin ja teen suuremaks ja täiendan oma maailmakaarti, oma reaalsuse. Kuidas see väljaütlemine kaart ei ole territoorium massaaži kontekstis saab kasutada. Näiteks minu isiklikud tunned massaaži ajal, see on minu isiklik kogemus. Näiteks kui mul oli massaaži ajal valus, see ei tähenda, et kõik massöörid ei oska oma tööd teha, kõik massöörid teevad valu, kõik massaažid tähendavad või võrdub valu. Ei, see lihtsalt tähendab seda, et siin hetkel minu kehas on midagi läks valesti ja sellega tuleb lihtsalt tegeleda. See ei tähenda, et kõik massaažid on valusad ja keegi ei oska massaaži teha. Ja kui tuleb valu, see ei tähenda, et see on juba lõplik otsus ja lõplik diagnoos. Kui tuleb valu, see minu keha räägib minuga, et siin on midagi viltu, sellega tuleb tegeleda. See ei tähenda, et valu on minu diagnoos. See räägib seda, et minu keha näitab, kus on mul vaja natukene midagi parandada. Ja sa saad Instagrami bios profiilis võtta seda linki lahti, broneerida aega minu juurde ja siis me võime koos uurida sinu kaarti. Ja tule massaažile vaatame koos, mis on sinu jaoks tähtis, mis sa tahad ja kuidas me saame koos sinna jõuda. Kuidas me saame töötada meie
kehakaardiga, millest meie keha räägib. Jälle 4 punkti. Jälgimine, et vaadata, uurida, mis toimub kehas massaaži ajal või kui sa kellegagi suhtled. Mis kehas juhtub, võib-olla toimub, et vahest mingi ebamugav, ebameeldiv dialoog tekitab mingi pinge või et mingid sõnumid sinu keha ütleb välja ja kui sa märkad seda, see on suur võit, et punkt number 1, märkata. Punkt number 2, analüüsida, mis oli hetk ennem seda, kui see tunne tekkis. Kas keegi ütles midagi, kas keegi tegi midagi, kas keegi käitus kuidagi nii, et see tekkis mul mingi ebamugavuse. Ja kui sa oskad seda püüda kinni, mis põhjustas valutunne või ebamugavuse tunne kehas, siis sa saad leida seda, mis alateadlikult juhib sind, sinu emotsioonid, sinu tunned, sinu otsused, sinu käitumised. Et see hetk ennem seda, kui sa tundsid ennast halvasti. Punkt 3 on vaadata, kuidas saab muuta see hetk, mis oli ennem valu, kuidas saab muuta see hetk nii, et seda lõdvestada. Sest mida toimub seansi ajal, need lained ja torm, mis hinges toimub, me tasakaalustame, balansseerime ja tänu sellele hinges on rahu, sinu vaim on tasakaalustatud ehk sinu otsused saab ehitada mitte välja või elu jäämise baasil, aga selle alusel, et sa tead, mida sa tahad, sa tead, mis viib sind eesmärgini ja sa kasutad kõik need võimalused. Ehk kui hinges on rahu, siis sinu otsused on hoopis teised, hoopis teise kvaliteediga. Ja 4. punkt, kuidas oma kaarti saab muuta, on meie maraton, mis tuleb aprillis ja ma ei ole veel välja kulutanud, mis teema on ja mida me teeme, aga see maraton on tasuta, me saame selle maratoni jooksul võtta mingid teemad ja tugevdada ja teha seda nii, et see oleks kerge. Ma ei taha pingutada ja ma ei taha sind panna sellesse olukorda, kus sa pead pingutada, et elus on piisavalt igasuguseid olukorrad, kus saad pinges olla, aga teeme seda nii, et sa saad tuua muutused oma ellu, nii et sul on mugav, hea ja see toob sulle selline transformatsioon, toob sulle kasu ja aitab sind jõuda oma eesmärgini kergemal viisil. Et ei pea selleks, et hästi elada, ei pea väga pingutada. Jah, on vaja tööd teha, on vaja midagi panustada, aga see ei tähenda, et läbi närvid, läbi sõda on vaja jõuda kuhugile. On erinevaid võimalused. Nii. Kodutöö. 3 punkti. 4. Kõigepealt jälgi, mis toimub kehas. Punkt 2. Kui sa näed seda, märkad, vaata, mis oli see hetk enne, miks või mis käitumine, mis sõna, mis põhjustas sind tunda niimoodi, et sul on valus või valus hinges või valus kehas. Kui sa ei saa seda leida, tule massaažile, broneeri aega, me paneme sinuga seda eesmärkiks seansile ja sinuga leiame see, kuidas sa saad teha need muutused, et sul oleks kerge, hästi mõnus ja ilma valuta oma muutused. Ja sina saad muuta mitte ainult oma kaarti, aga oma lähedaste kaarti ka. Mismoodi? Läbi kinkekaarti. Sa võid võtta oma lähedastele kinkekaarti ja aidata neile zoomida ja suurendada nende oma maailmakaart, et sinu lähedased tunneksid ennast hästi, tunneksid ennast
tasakaalustatud, õnnelikud ja kui sinu ümber on õnnelikud inimesed, siis sinu elu automaatselt läheb veel parema kvaliteedi tasemele ja veel mõnusamaks. Ja on hea elada sellega, kes on õnnelik, kui selle inimesega, kes kogu aeg õnnetu ja kogu aeg räägib, et kõik on maailmas mustvalge ja ei ole midagi head ja rõõmsat. Et see on kõik sinu käes ja sa saad kas või iseendaga tegeleda, iseendale anda seda toetuse, tugi läbi muutused ja need muutused ei pea olla rasked ja valusad. Ja täpselt sama läbi kingekaarti sa saad teha midagi head oma lähedastele, mis toob neile hea tunne ja sulle ka. Ja vaata näiteks, ma tean, et see kingekaardid on väga selline kahtlane teema, et või massaažid üldse, sest kui inimene on õnnelik, terve ja rikas, teda ei saa juhtida, teda ei saa mõjutada, sest ta on iseseisav oma peaga ja teeb nii, nagu ta arvab, et on õige. Aga suurematele süsteemidele ei ole see mugav, et palju lihtsam mõjutada neid, kes on haiged, mõjutatud, ei ole piisav raha, kes üritab ellu jääda, mitte hästi elada. Kes on haiged, need inimesed on väga odav biomass, kes saab teha seda, mis on vaja nendele, kes organiseeris seda biomassi. Ehk mida tugevam oled sina, seda rohkem võimu sul on oma elu üle. Seda paremini sa saad mõjutada enda elu peale, oma lähedaste elu peale ja sina saad sellega suurendada ja teha rohkem paindlikumaks oma maailmakaarti, sest kaart ei ole territoorium ja mida suurem sinu kaart, seda suurem see reaalsus ja need võimalused, mida sa ise saad luua enda ellu. Ja aprillis meil on maraton, on tasuta ja me saame seal arendada kõik need teadmised, mida praegu selle kuu jooksul me paneme kokku meie alateadvuste kohta, massaaži kohta, psühholoogia kohta ja seda võtta, et teha sellised värskendavad head muutused omas elus. Ma tänan sind, et täna olid minuga. Ja varsti näeme pühapäeval, vaatama story, siis kirjutan, mis kell me kohtume ja vaatame juba järgmist teemad.